Sa ütlesid, et trauma sind huvitab. Jah. Ma õppisin Karolinska instituudis Stockholmis ja tekkis võimalus, kuna Karolinska instituudil oli vahetusprogramm New Yorgis Bronxis asuva traumakeskusega ja oli võimalik valida elektiivset kursust traumatoloogias ehk traumakirurgias. Ja see oli siis, ma otsustasin selle kursuse võtta ja ma olin pool aastat New Yorgis aastal 1993 ja olles seal Bronxis tööl, tekkis mul see adrenaliinisüst ja sellest hetkest peale ja mul tekkis ka mentor, mul tekkis ütleme, minu mentor, tekkis minu nägemus kirurgi rollist minu juhendaja kujul. Ja doktor Vetsel oli täiesti fantastiline traumakirurg, kahjuks ta suri 5 aastat tagasi enneootamatult. Aga tema süstis minusse selle traumakirurgi adrenaliini pisiku, mis on tänaseni säilinud. Ma olin ära New Yorgis ja tulin tagasi Karolinskasse ja jätkasin oma õpinguid ja siis tekkis mul huvi minna Lõuna-Aafrikasse traumat vaatama ja ma sain oma residentuuri ajal, residentuuri viimane aasta, mu kliiniku juhataja andis mulle võimaluse minna Kapilinna traumakirurgiat tegema. Ja see uuesti süvendas veelgi minus huvi trauma vastu. Pärast ma läksin tagasi mitmel korral teadust tegema Lõuna-Aafrikasse ja ma esitlesin ühel trauma aastamiitingul, Euroopa aastamiitingul esitasin ühte artiklit ja ma kohtasin seal oma praegust kolleegi professor Demetriadest. Ja professor Demetriades pakkus mulle tööd. Ma olin teel tagasi Lõuna-Aafrikasse, ma olin saanud selle jaoks stipendiumi, et uurida traumat Lõuna-Aafrikas. Ja ma sain doktor Demetriadeselt kirja ja ta ütles, et Peep, mul on pakkuda sulle professuur Lõuna-California ülikooli juures, millele ma ei saanud ei öelda. Ja ma võtsin selle ja see täitis täpselt minu ootused ja pakkus palju rohkem, kui ma oskasin kunagi oodata. Minu jaoks see töö on fantastiliselt huvitav, ma õpin iga päev uusi asju, ma teen iga päev uusi samme teadustöös ja see hoiabki mind iga päev nii pikkade tundi jooksul vormis oma töös. Kas sa oled Eestile kaotatud anne? Ma ei usu, et ma olen kaotatud. Mul ei ole olnud väga palju kaastööd Eesti kirurgidega, kuna traumakirurgia ei ole Eestis suur ala. Aga mitmed kolleege, kes on mind külastanud, on kutsunud mind tagasi. Tartu südamekirurgid, Tallinna südamekirurgid on kutsunud mind rääkima Eesti kirurgidele ja ma hea meelega, ma olen täiesti avatud sellele ja ma olen avatud ka pikemale koostööle, mis puutub traumakirurgiasse ja kirurgilisse intensiivravisse. No sina tegeled kirurgiaga sellistes tõelistes tulekolletes nagu Bronx, Lõuna-Aafrika, Los Angeles. Kas Eesti, kui kunagi peaksid sinna tagasi pöörduma, ei oleks liiga vaikne sinu jaoks? Loomulikult haigete mahud on hoopis teised Eestis. Nii et sa pead Eestis vaatama natuke nagu regionaalselt ja ma jaotan nagu Eesti 2 regiooni, mis puutub traumakirurgiasse. On Tartu, Maarjamõisa kliinikum ja on regionaalhaigla Tallinnas. Ja need regioonid tegelikult näevad kindlasti piisavalt traumat, kui seda korralikult kondenseerida traumakeskustesse, kui luua õiged transpordivahendid, luua õiged kriteeriumid transportimaks need haiged traumakeskusesse. Sellepärast, kuna on olemas väga palju artikleid, väga uhketes ajakirjades publitseeritud, et raske haige, raskelt vigastatud haige peab liikuma otse traumakeskusesse ja see parandab ellujäämist. Sama kehtib Eesti haigete kohta. Ma küsin endalt tihtipeale, mis toimub, mis juhtub selle koljuvigastusega haigega Vormsis või Hiiumaal, kus ei ole neurokirurgi. Ja ma leian, et ka sellel haigel on õigus lennata kiiresti helikopteriga neurokirurgia keskusesse Tallinnas.
Kas see täna Eestis toimub? Ma ei tea seda, aga ma usun, et seda struktuuri on võimalik korralikult üle vaadata ja parandada. Mis peaks Eestis olema sellist, mis sinna tõmbaks? See peab olema, olemas peavad olema tingimused arendamaks välja korralikku traumakeskust. Vahendid, tingimused, teatud garantiid selle struktuuri loomiseks ja jäämiseks. Koostöö piirivalvega, kes administreerib helikoptereid Eestis. Kõik need struktuurid tuleb üle vaadata, tuua korralikult kokku ja tagada korrektne traumaravi igale inimesele Eestis, ükskõik kus Eesti otsast taga elab. Nii et põhimõtteliselt sa ei välista, et sa võiksid kunagi Eestisse tagasi minna? Absoluutselt ei välista, vastupidi. Ma isegi näeksin kunagi ennast töötamas Eestis. Tallinna regionaalhaiglas ma looksin sellest korrektse traumakeskuse, ma looksin kõik struktuurid traumakirurgia ümber. Ma looksin komplikatsioonide, surevuse konverentsid, iga komplikatsioon, iga surevus analüüsitakse põhjani. Ma looksin hea meelega traumaregistri regionaalhaigla juurde ja samasugune Maarjamõisa kliiniku juurde kokku panna. Ma kujutan ette, et oleks võimalik luua päris korrektne andmebaas traumahaigete kohta Eestis. Ja see näitaks trende, kas tänane ravi on paranenud, kas tänane ravi on võrreldav eilsega, mismoodi on trendid. Nii et tähendab, sellest andmebaasist on võimalik päris palju asju välja tuua. Ja et üldse teha teadust, nende haigete baasil sul peab olema traumaregister. Ja Eestis oleks võimalik seda kõike teha veel? Ma usun, et see kõik on võimalik, sest Eesti on ju väga elektrooniliselt väga kõrgele arenenud riik ja see ei ole mingisugune ime. See on vaja lihtsalt luua ja selleks on vaja saada teatud tingimusi, teatud finantsressursse. Kuidas Eesti meditsiin siit teemalt vaadates paistab? Eestis on väga palju tippmeditsiini esindajaid. Ma tunnen mitmeid südamekirurge, kes on väga head kirurgid, väga hästi lugenud kirurgid ja ma hindan väga Eesti arste. Midagi ei ole öelda, haigete mahud on Eestis väiksemad. Mitte üks keskus ei saa Euroopas öelda, et nad näevad palju traumahaigeid, kui sa võrdled seda Kapilinna traumakeskusega, kes näeb 18 000 traumahaiget aastas. Nendest 70% on terava vigastuse traumad, mis viivad tihtipeale kirurgiani. Võrreldes Lõuna-Aafrikaga on Euroopa ju tömpide traumade piirkond, kus on kukkumised, autoõnnetused ja nii edasi. Need tihtipeale käsitletakse mitteoperatiivselt või ortopeedid opereerivad luuvigastusi, neurokirurgid teevad kraniotoomiaid. Traumakirurgi roll on põhimõtteliselt koordineeriv roll. Sa omad haiget ja koordineerid teiste ravi sinu haige ümber. Aga siin maailmas ja samuti Lõuna-Aafrikas on traumakirurg omab haiget ja konsultatsiooni võetakse siis neurokirurgilt või ortopeedilt, aga meie omame haigeid ja me omame haiget, kui ta tuleb uksest sisse erakorralise meditsiinikeskuses, kuni ta läheb intensiivist palatisse ja sealt koju.